Tere, head ajakirjanikud! Täna toimus erakorraline valitsuse istung ja keskendus peaasjalikult tuleva aasta eelarvele. Ja teie ees on peamiste valdkondade ministrid, kes kõigest täpsemalt räägivad. Aga algatuseks annan sõna peaministrile. Palun. Aitäh! Täna Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud 2015. aasta riigieelarve peamine eesmärk on suurendada kõigi Eesti elanike kindlustunnet. Selle eelarvega me saame anda kindlustunde, et Eesti julgeolek on tagatud, et perede toimetulek paraneb ja loomulikult ka riigi rahandus on korras. Meil on järgmisel aastal oodata majanduskasvu mõningast kiirenemist. Me räägime prognoosis 2,5% reaalkasvust, aga samas me peame arvestama, et väliskeskkonna riskid, mis on traditsiooniliselt olnud Eesti majanduse haavatavuse suurendajad, on pigem kasvanud ja seda loomulikult peamiselt Venemaa invasiooni tõttu Ukrainas. On põhjuseid olla eelarve koostamisel alalhoidlik ja siit ka põhjus, miks me järgmise aasta eelarve oleme kavandanud 0,8% struktuursesse ülejääki, ehk siis tasakaal on võetud varuga. Mäletatavasti eelarve strateegiat koostades oli eesmärk 0,2% struktuurset ülejääki, praeguseks on see siis oluliselt suurem. Tuleva aasta sisemajanduse kogutoodang on 20,1 miljardit eurot. See on ümmarguselt miljardi euro võrra enam kui käesoleval aastal. Eelarve tulude mahuks on kavandatud 8,45 miljardit, kasv on 7%. Kasv on mitmel põhjusel. Väga oluline põhjus on maksude parem kogumine, eriti käibemaksu parem kogumine ja ka tööregistri kehtestamine. Samas kulude maht 8,54 miljardit eurot on kasvanud 6%, ehk siis saame öelda, et tulud kasvavad mõnevõrra kiiremini kui tulud. Vabandust, tulud kiiremini kui kulud just. Valitsussektori rahanduse korrasoleku aluseks on ka struktuursed reformid. Meil on järgmisel aastal väga mitme reformi kas ettevalmistamiseks, jätkamiseks või elluviimiseks kavandatud vahendeid. Töövõimereform on üks nendest, mis esialgu tähendab Eesti ühiskonnale täiendavaid kulutusi. Me soovime investeerida inimeste toimetuleku parandamisse, inimeste tervise parandamisse. Aga kui vaadata natuke pikemat vaadet, siis töövõimereform tegelikult on Eesti ühiskonna jaoks väga mitmes mõttes kasulik, sest see aitab rohkem inimesi tööhõivesse ja iga inimene, kes on rohkem tööhõives, toob ka täiendavat väärtust ühiskonna jaoks. Aga struktuursed reforme, millega me jätkame, on veelgi. Koolivõrgu korrastamine, kiirabireform, kohtumenetluse kiirendamine, uue teemana politseitöö oluliselt kiirendamine läbi selle, et haldusmenetlusi on võimalik kordades kiiremini ellu viia. Selliseid näiteid võib tuua peaaegu igast haldusalast ja väga selgelt valitsus on võtnud hoiaku, et need haldusalad, kes suudavad sisemisi ümberkorraldusi, sisemisi struktuurseid reforme ellu viia, nendel on ka võimalusi täiendavaks rahaeraldiseks selleks, et neid reforme toetada. Maksusüsteemis me põhimõttelisi muudatusi ei kavanda järgmisel aastal. Maksusüsteem püsib stabiilse, selge, läbipaistvana ja nii nagu juba kevadel valitsusliidu leppes kokku lepitud, siis me vähendame tööjõumakse, mis loomulikult jätab inimestele rohkem raha kätte. Mäletatavasti siis tulumaksumäär langeb 20%, praeguselt 21%, töötuskindlustusmaks 2,4%, 3% ja maksukoormus tervikuna on siis 32,7% järgmisel aastal.
Kaitsekuludest räägib kindlasti põhjalikumalt kaitseminister Sven Mikser, aga üldnumbritest nii palju, et kaitsekulud on meil järgmisel aastal pisut suuremad kui 2% sisemajanduse kogutoodangust. Me leppisime kokku sisuliselt esimese asjana eelarve koostamisel, et 2%-le, mis on olnud meil algusest peale raudkindel eeldus, me lisame veel ka vastuvõtva riigi toetuse meie liitlaste kohalolekuks. Tänase teadmise järgi on see üks summa. Me tegelikult usume ja loodame, et kaitsekulud kasvavad järgmisel aastal veelgi, sest me näeme, et liitlasi on siia rohkem tulemas, kui need siin praegu juba on. Aga praegu me oleme lähtunud sellest prognoosist, mis on meil nii-öelda kindlalt teada ja see tähendab, et kaitsekulud on meil 2,05% SKT-st ja see annab meile võimalusi väga paljudeks tegevusteks kaitsevaldkonnast, lisaks loomulikult liitlaste kohalolekule. Sisejulgeoleku eelarve kasvab 425 miljoni euroni, mida on 21 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Sisejulgeolek on samavõrd tähtis kui riigikaitse ja mitte vähe oluline on ka see, et järgmisel aastal on meil märkimisväärsed investeeringud ette nähtud piiri tugevdamiseks, sealhulgas nii piiri väljaehitamiseks kui ka erinevate kordonite investeeringuteks. Näiteks Piusal tuleb väga suured investeeringud, summa oli üle 5 miljoni euro, mis sinna järgmisel aastal investeeritakse. Samuti piirivalve ja politsei operatiivtehnika, erinevad tehnoloogiad, isikukaitsevahendid, märgatav võimaluste ja võimekuste kasv politsei ja piirivalveameti jaoks. Valitsus tõstab avaliku sektori asutuste palgafondi vähemalt 3% ja keskmisest suurema palgatõusu 4,5% saavad sisejulgeoleku töötajad, õpetajad ja sotsiaal- ja kultuuritöötajad. Me anname endale aru, et olukorras, kus Eesti rahvaarv aasta-aastalt pisut väheneb, ei saa ka riigilt palka saavate töötajate osakaal kogu töötajaskonnast kasvada. Riik peab alati otsima ka oma toimimises efektiivsust. Samas on väga teretulnud see, kui ametkonnad suudavad sisemist efektiivsust suurendada ja seevõrra ka kiiremini sissetulekuid tõsta. Nii et me eeldame, et tegelikult need palgafondi kasvud ei ole selles mõttes lõplikud summad, et konkreetsetel juhtudel saavad palgad ka kiiremini kasvada. Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud moodustavad riigieelarvest nii nagu tavaks on kõige suurema osa ja kasvavad 7,2%. Kokku siis sotsiaalse kaitsega seotud kulutusi on meil 2,86 miljardit eurot. Ja ma tooks välja kõige suuremad kasvud. Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9%, mis tähendab, et keskmine vanaduspension tõuseb 353 eurolt 374 euroni. Ja juba kevadel leppisime kokku selles, et keskmine pension on jätkuvalt tulumaksuvaba. See tulumaksu täiendav vabastus on saanud nüüd ka eelarves katte, nii et tulumaksuvaba pension 374 eurot järgmisel aastal. Perede toimetuleku parandamiseks kasvavad lastetoetused, esimese teise lapse toetus kasvab 45 euroni ja need pered, kes riigi tuge kõige enam vajavad, kelle sissetulekud on väiksemad, saavad veel täiendavalt 45 eurot vajaduspõhist toetust nii esimese kui teise lapse kohta ja kolmanda lapse toetus tõuseb 100 euroni, sõltumata siis pere sissetulekust. Praegu mäletatavasti on esimese teise lapse toetus 19 eurot ja kolmanda lapse toetus 76,7 eurot. Järgmise aasta eelarvest on meil võimalik koolipidajatele täiendavad 3,1 miljonit eurot eraldada selleks, et kindlustada circa 22 000 gümnasistile tasuta koolitoit. Seni on riik toetanud õpilaste koolilõunat põhikoolis ja kutsekeskhariduse tasemel, nüüd siis lisandub ka gümnaasiumiaste. Ja täiendavalt veel
osa summasid, mis ei ole riigieelarve eelnõus, aga mis on märkimisväärsed, on 10 miljonit eurot kinnisvara investeeringuteks. Me oleme leppinud kokku päris märkimisväärses investeeringute loetelus ja ka see on, mõjutab küll eelarve tasakaalu, aga ei ole riigieelarve tekstis kirjas, nii et see tuleb veel täiendavalt lisaks. Minu poolt kõik, aitäh. Suur tänu ja nüüd saavad ministrid kõigest täpsemalt rääkida ja jätkab rahandusminister. Palun. Aitäh. Suurest pildist väga palju alles ei jäänud. Püüan siis peaministrit võimalikult vähe korrata. Mainitud maksukoormus jäämine samal tasemel 32,7. Täpsustan siis, et kindlasti selle maksukoormuse sisu on struktuurselt palju parem, kui ta siiamaani olnud, sest me tõstame maksukoormust, natukene oli vahedel alkoholil ja tubakal, aga me tõstame eelkõige senistelt maksupetturitelt, see on siis tööjõuregister töötab või töötamisregister töötab terve aasta, mis vähendab ümbrikupalku ja tagab ausamat maksulaekumist ja teiseks käibemaksupetturitelt, kelle elu läheb keerulisemaks käibemaksudeklaratsiooni lisa tõttu. Ja paremat rahaallikat on raske endale välja mõelda. Ja seal, kus siis väheneb maksukoormus, on täpselt see, mida kasvusõbralikult maksusüsteemilt tahtas ja väheneb tööjõult ja investeeringutelt. See on täpselt see, milles riigid konkureerivad ja milles on siis ka rahvusvahelised soovitused riikidele. Ja muidugi ma tahaks esile tõsta eelarve struktuurset ülejääki 0,8%. Seal see vastab eelarvenõukogu sõltumatule soovitusele ja samas nominaalne 0,5% tegelikult ka ei ole erinev sellest, mida eksperdid soovitavad. See tähendab, et raskematel konjunktuuriaastatel nominaalne puudujääk on pigem selline stabiliseeriv tegur. Muidugi peab seda hoidma hästi raamides, sest et ta tähendab ikkagi nominaalset võlga, sisulist mitte struktuurse ülejäägi puhul, aga nominaalselt küll ja me ei tohi endale kuhjata neid kulusid. Aga 16. aastast prognoosi järgi suudame tekitada ka nominaalse ülejäägi, see vastab siis ka RES-i riigieelarvestrateegia kokkulepitule. Ja mis siis veel? Et eelarve tuludest esile võiks tõsta veel mittemaksuliste tulude kasvu seoses sellega, et Euroopa Liidu uue perioodi toetused hakkavad jälle kättesaadavaks saama. No eks me neid vanu ka natukene kasutama, aga eelkõige siis see uus periood algab järgmine aasta täie hooga. Nüüd veel natukene tõusevad riigilõivud. Selle kohta on ka eraldi eelnõu, seal on punkte palju. Oleme püüdnud hoida siis kulupõhisust ja ka natukene ümardanud siis need kroonisummadest tulnud väga peeneid sente. Riigieelarve kuludest oli, ma usun, üsna põhjalik ülevaade. Eks nad kipuvad olema suuresti sellised seotud, et ega meil sellest eelarve kasvust manööverdamisruum on kindlasti palju väiksem, suuremad kulud, mis lähevad ära, on muidugi seotud pensionite ja peretoetustega, lastetoetuste järjest tõus tähendab kulus 76,4 miljonit ja haigekassa eelarve siis kasvab 945 miljonini, eelarve kasv on 48 miljonit
suur summa, aga muidugi pole kunagi keegi rahul. Pensionifondidesse maksed riigi kohustuslikesse pensionifondidesse kasvab 33,6 miljonit eurot. Meenutan, et riik maksab endiselt 6% senise või tavapärase 4 asemel nende eest, kes majanduslanguse ajal otsustasid vabatahtlikult oma sissemaksete tegemist jätkata, ja nende eest, kes seda avalduse alusel siis 13. aastal tegid. Edasi siis kasvavad ka töötuskindlustusmaksed 27,6 miljonit ja otsetoetused põllumajandusele tõusevad 11,9 miljonit eurot. Kõrgkoolidele suurendatakse tegevustoetus 14,9 miljoni euro võrra. Euroopa Liidu uue eelarveperioodi toetust saab järgmisel aastal investeerida teedeehitusse, raudteeliiklusse, korterelamute rekonstrueerimisse, ettevõtluse arendamisse, gümnaasiumivõrgu korrastamiseks ning maaelu ja põllumajanduse konkurentsivõime suurendamiseks. Piiri väljaehitamisest võib-olla nii palju, et ta tuleb meil ju mitmest allikast. Me teeme seda, mul ei ole seda kogusummat või on keeruline öelda, aga neid allikaid on mitu, et tegime täiendava eraldise 900 000 eurot, samuti on alustanud seda Siseministeerium oma vahenditest juba nüüd kuskil suvest või kevadest peale ja lõpuks RMK on kokkulepe, et nemad ikkagi korrastavad seda piirilõiku. Me kindlasti ei suuda kunagi ehitada Hiina müüri sinna vahele ega pea seda ka mõistlikuks, aga selliste looduslikult jälgitavate piiride tekitamine, tähistamine on esimene etapp. Ja siin avalikkuses tekkinud sõnavahetuse kohta ma küll kinnitan üle, et piiri tähistamine ega väljaehitamine ei ole olnud siseministri prioriteet kuni selle kevadeni. Ei ole selliseid taotlusi esitatud ega ei ole mingit põhjust süüdistada valetamises, sest et ikkagi taotlused on need, mis jõuavad paberile, jõuavad ühe maja sisestest vaidlustest välja, jõuavad Rahandusministeeriumisse ja valitsusse, mitte et nad kellegi peas või töödokumentides on ringelnud. Seal on omad põhjused, aga kindlasti ei olnud vaja sellist avaldust teha, et on olnud tugev võitlus rahandusministriga, kes on seisnud piiri rajamise vastu. Meile valitsusele ei ole kunagi teadvustatud seda, et piiri väljaehitamise plaan on olemas ja et see on midagi, mis on meie sisejulgeoleku ja laiemalt julgeoleku prioriteet. Et on ehitatud kordoneid, on ehitatud erinevaid majusid, väga massiivselt suurendatud sisejulgeoleku kulusid, on tõstetud palka, saadud selle eest kogu au, aga loomulikult muutunud olukorras tuleks tunnistada, et prioriteet oleks võid ka teistpidi seada ja ei ole vaja näpuga näidata nende peale, kes selle valdkonna vedajad ei ole. Aitäh! Suur tänu ja nüüd Helmen Kütile palun sõna. Tere! Et tõepoolest, nii nagu peaminister ja rahandusminister ülevaate andsid, siis valdkondades on päris korralikud tõusud ja minu meelest, kui lähedalt öelda või lihtsalt öelda, siis eelarve on sel korral näoga inimese poole. Kuna minu hea kolleeg Urmas Kruuse täna pressikonverentsile viibi, siis ma annan väikese ülevaate ka sellest, mis puudutab meie maja tervikut. Ma ikkagi veel kord markeeriksin ära lastetoetuse tõusu, mis on 10 aastat olnud muutumatu ja tõus on hetkel 26 eurot praktiliselt esimese teise lapse korral ja kolmandas siis läheb ta 100 euroni, esimeste korral 45 eurot. Äärmiselt oluline vajaduspõhiste peretoetuste tõus just nendele peredele, kus kasvavad lapsed ja kes vormistavad siis toimetulekutoetust, sest eelmisel aastal oli peresid 6100, kus kasvasid lapsed, kes said siis toimetulekutoetust. Pensionite tõus
5,9%, äärmiselt oluline tõus, aga olulisemaks ma pean veel tulumaksuvaba miinimumi tõusu tänaselt 354 eurolt siis 374-ni ehk tõepoolest keskmine vanaduspension 44-aastase tööstaažiga on tulumaksuvaba ehk siis 374 eurot on see keskmine pension ja ka tulumaksuvaba piir. Toimetulekutoetuse arvutamisel lapsed loetakse esimese täiskasvanuga võrdseks ehk 90 eurot pere esimesele liikmele, kui enne oli lastel 72 eurot, siis nüüd loetakse lapsed ka 90 euro peale. Kui üksikvanem kasvatab 3 last, siis eelnevalt oli, et esimene pereliige 90 eurot, iga järgmine 72, siis nüüd sellest hetkest 4 korda 90, mis on tunduvalt suurem toetus. Viiakse lõpule ka kiirabireform ja tuleb juurde 7 uut kiirabibrigaadi. Rahal selleks läheb 2,2 miljonit ja need brigaadid tulevad siis Häädemeeste, Valga, Tapa, Tartu, Saue ja 2 Tallinna. Oluliseks pean ka töötustoetuse tõusu, ehk siis sellel aastal on see keskmiselt 112 eurot kuus, sõltub päevade arvust, päevamäär on 3,62. Uuel aastal saab olema see 124, ehk siis päevamäär 4,1 eurot. Mis veel väga oluline ja minu meelest selle valitsuse üks põhimõtteline ja oluline samm, sõltumata, et see ei olnud koalitsioonilepingus kirjas, vaid valitsus leidis ühtselt ja toetas sotsiaalkaitseministrina minu ettepanekut ja ministeeriumist tulnud mõtet tõsta tugiperedele mõeldud toetust, kui seni on olnud pikki aastaid peredel, kus siis on kas eestkostel või hoolduslepingu alusel kasvamas laps, toetus selle lapse kohta 191,80, ligi 192 eurot, siis alates uuest aastast see 25% tõuseb ja muudatuse alla läheb 2000 last, need lapsed, kes kasvavad peredes. Ja see on 240 euroni see tõus, mis kindlasti kergendab nende laste ja perede paremat toimetulekut, sest üldjuhul ka hooldusperedes kasvavad ja eestkostel olevad lapsed tihtipeale tervisliku seisundi tõttu ka vajavad rohkem abi ja teenust ja pered praegu 192 euroga on raskustes. Nii et kui me ehitame kauneid asenduskodusid ja järjest paneme ka nurgakivisid, mis on hästi oluline, nüüd alles oli ka reedel Valgas uue asenduskodule nurgakivi panek ja esmaspäeval Narvas, siis tegelikult me toetame ka neid ja põhimõte võikski olla, et mida rohkem lapsi kasvab peredes, hooldusperedes, seda parem see teenus tegelikult ju on. Eesmärk võiks olla, et lapsed peredesse. Apteekritele hakatakse maksma ka lähtetoetust, see on siis lähtetoetuse summa, nii nagu ka perearstidel oli võimalik taotleda, kes lähevad siis maapiirkondadesse ja see on 15 000 eurot, mõeldud eelarves on planeeritud 10 apteekrile, et parandada siis apteegiteenuse kättesaadavust ka maapiirkondades. Ja matusetoetuse saajate ring laieneb, kui seni sai matusetoetust taotleda vaid omavalitsus, kes mattis siis omasteta isikuid, siis nüüd on võimalus uuest aastast seda taotleda kõigil neil inimestel, kes matavad oma lähedasi, kes ise on olnud toimetulekutoetuse vormistajad viimasel 12 kuul. Samuti matusetoetus tõuseb ja tõuseb 250 euroni ja seda nii omavalitsustel, kes matavad oma omasteta inimesi ja oma nende vastutusel olevaid kui ka neil, kes siis oma lähedasi ja on olnud ise puuduses. Sotsiaaltöötajate palgatõusus siin juba juttu oli koos kultuuri ja siseturvalisuse inimestega. Ma olen väga rõõmus, et vähemalt 4,5%, mis kahtlemata ei lahenda kõiki probleeme, sest sotsiaalvaldkond on olnud alarahastatud, töötajate palgad, ka kõrgharidusega töötajate palgad on väga madalad, aga 4,5% on siiski parem kui üldine 3%. Ja kuna siin ei ole haridus-teadusministrit, siis nii nagu ka peaminister juba rõhutas, et gümnaasiumi õpilaste koolilõuna pean väga õigeks sotsiaalpoliitiliseks otsuseks seda, et lastel esimesest kuni gümnaasiumi, aga ka ametikoolides on koolilõuna rahastatud riigi poolt. Tõsi, summa võiks olla suurem, sest tänane see summa ei kata kogu kulu, vähemalt mitte igal pool, aga see on järgmine samm, et me oleme saanud need 22 000 inimest, kes seni gümnasistid olid väljas, vähemalt sinna samasse nimekirja, et nüüd on Eesti riik võtnud põhimõtte, et gümnaasium koos esimesest kuni ka ametikoolideni on tagatud sooja koolilõunaga. Aitäh! Aitäh ja nüüd Sven Mikseril on sõna. Aitäh! Üldiselt peaaegu kõik, mida on võimalik öelda, on juba öeldud.
aga kuna mitte kõik ei ole veel seda saanud öelda, siis ma püüan ka omalt poolt midagi lisada. Eelarvekõnelused, läbirääkimised valitsuses olid nagu ikka emotsionaalsed ja pingelised, aga ei ületanud kunagi sündsuse piire, mille üle on hea meel ja tegelikult kulgesid konstruktiivses vaimus ja tulemus on päris hea. Ja kindlasti väärib rõhutamist, et eelarve kasvust kõige suurem osa kulub peretoetustele, kulub pensionide tõusule ja kulub ka julgeolekule. Nii et ma usun, et just pered ja toimetulek ja julgeolek on selle eelarve märksõnad. Kui nüüd rääkida konkreetselt sõjalisest julgeolekust, mis on praeguses Euroopa julgeolekuolukorras ja Eesti julgeolekuolukorras kindlasti üks eelarve ja mitte ainult eelarve kõige olulisemaid teemasid, siis kaitse-eelarve püsib tasemel 2% sisemajanduse kogutoodangust, millele veel lisandub vastuvõtva riigi toetuse kohustus siis nende üksuste võõrustamiseks, keda liitlased siia saadavad meie kaitseväelastega koos harjutama. See printsiip tegelikult leidis juba väga kiiret ellurakendamist sel aastal, kui julgeolekuolukord meie regioonis järsult pingestus ja me jäime selle põhimõtte juurde ka tuleva aasta eelarvet planeerides, mis oli omajagu keeruline, sest me teame ju, et majandusprognoos mõnevõrra muutus ja samal ajal muutus siis ka SKT arvutamise printsiip, et see pani valitsuse vajaduse ette väga kiiresti reageerida, leida teatud mahus ka täiendavaid vahendeid, aga järgmise aasta kaitse-eelarve on 2% SKT-st pluss siis vastuvõtva riigi toetuse kohustused, mis küünib peaaegu siis 412 miljoni euroni, võrreldes siis tänavuse 384 miljoniga. Nüüd selle kaitse-eelarve sees kindlasti tahaks rõhutada, et järgmisel aastal toimub Eestis kõigi aegade suurim kaitseväe õppus, kuivõrd meie esimene jalaväebrigaad saavutab täisvõimekuse järgmisel aastal ja seda täisvõimekust ka siis suurõppusel Siil kontrollitakse. See õppus koondab pea 12 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, reservisti, kindlasti ka mõningad liitlaste üksused osalevad. Ja tegelikult selle õppusel osalevate üksuste varustamise peale kulub järgmise aasta kaitse-eelarvest umbes 44 miljonit, mille eest hangitakse varustust. See ei ole loomulikult kulu, mis kulub ära ainult õppuse läbiviimisele, vaid eelkõige ikkagi õppusel osalevate üksuste varustamisele ja relvastamisele. See on järgmise aasta kõige suurem investeering, aga samal ajal me ka juba selle aasta lõpus ja ka järgmisel aastal läheme väga kiiresti edasi 2 suurvõimehankega, milleks on siis 3. põlvkonna tankitõrjesüsteemid Javelin ja siis jalaväe lahingumasinad CV90. Lisaks loomulikult toimub mitmeid investeeringuid, me panustame järgmisel aastal märkimisväärselt nii Ämari lennubaasi arendamisse, kus teadupärast liitlaste hävitajad teostavad Balti õhuturvet, arendame seal või lõpetame täppismaandumisradari projekti ja hangime vajalikku eritehnikat lennuväebaasi veel paremaks opereerimiseks. Lisaks investeerime ka üldiselt Eesti radarivõrgu arendamisse, sealhulgas siis 10 aastat tagasi ehitatud Kellavere õhuseireradari moderniseerimisse, et tagada võimalikult hea õhupilt Eesti õhuruumis toimuvast. Samuti mitmeid taristuinvesteeringuid, valmivad mitmed lasketiirud, teid, Nursipalu harjutusvälja teeninduskeskust ehitame, samuti investeerime Miinisadamasse, meie mereväebaasi ja üldjoontes võib öelda, et vastavalt juba eelnevalt vastu võetud põhimõtetele kaitse-eelarve sisemisel planeerimisel lähtume sellest, et personalikulud ei ületa 1/3, samamoodi ka siis ülalpidamiskulud ei ületa 1/3 sellest kogumahust, nii et vähemalt 1/3 jääks siis võimearendusteks. Seda põhimõtet järgides me jõuame juba 2017. aastaks ka selle põhimõtteni, milles lepiti kokku NATO tippkohtumisel peaministrite presidentide vahel, et lisaks sellele, et 2% SKT-st panustatakse sõjaliseks kaitseks, omakorda 20% nendest kuludest vähemalt läheb siis sellisteks suuremateks võimearenduseks, moderniseerimiseks ja selliseks reaalseks reageerimisvõime parandamiseks. Nii et kindlasti on riigikaitse järgmisel aastal ka eelarve mõttes Eesti riigis väga kõrge prioriteet, Eesti on hästi kaitstud ja
ja saab olema hästi kaitstud ka tuleval aastal ja tulevatel aastatel. Aitäh! Suur tänu ja nüüd küsimuste kord. Sven. Keegi ei soovi küsida? Kõik on selge. Aga kui ei ole küsimusi, siis lähme intervjuudega edasi. Aitäh!